Ma isiklikult arvan, et Margo on ilmselt Eestis kõige rohkem energiat ja mõttetööd sellele elanikkonna kaitsele täna pühendanud ja ilmselt ta teab sellel teemal väga palju. Margo lõpetas 1998. aastal Eesti Riigikaitse Akadeemia päästekolledži, mille järel on töötanud Päästeameti haldusalas. Sealhulgas 5 aastat olnud Järvamaa päästeteenistuse ning ligi 10 aastat Lõuna päästekeskuse juht. Oma igapäevase töö kõrvalt on koostanud koolidele ohutuse ja elanikkonna kaitsega seotud õppematerjalid nagu Kaitse end ja aita teist ning õnnetusjuhtumid ja turvalisus. Magistrikraadi omandas Tallinna Tehnikaülikoolis ning käimas on doktorantuur Tartu Ülikoolis, kus peamiseks uurimiseks on ohutusalane riskikäitumine. Ja ma annaks siis sõna Margole. Aitäh. Austatud kindral, head kaitseliitlased, eriorganisatsioonide liikmed, külalised. Kõigepealt palju õnne Kaitseliidu peatse aastapäeva puhul, uhke ja pikk ajalugu. Ja mul on väga hea meel, et Kaitseliidu aastapäeva tänane konverents on keskendunud elanikkonna kaitsele. Tegemist on valdkonnaga, mis on praegu Eestis väga aktiivselt päevakorral ja oleme ausad, just väga tihti ei satu nii olema, et üks või teine konverents aitab teemasid tugevalt päevakorda tuua. Eestis sel aasta kevadel või sügisel on mitu konverentsi olnud sellised, mis tõmbavad ühiskonna kaasa ja tekitavad väga palju huvi. Minu tänase teema pealkiri on valitud võimalikult pretensioonikas selle poole pealt, et kes ikka tahab, et talle tuleks ütlema kuskilt väljast, et mida kõike võiks teha. Elanikkonnakaitse valdkond ei ole uus asi, ta on olemasolev, ta on vana valdkond, aga näeme päris palju selliseid kohti, kus peame täna Eestis natuke ülesandeid ringi jagama ja täitma hakkama ka neid ülesandeid, mida meil täna võib-olla täidetud ei ole, mille järgi võib-olla ei ole ka ühiskonnas nii suur vajadus olnud. Ja seesama võiks seal sees, võib-olla on teie jaoks selline väike rahustav moment, et ma räägin ideedest, mis on selle peaaegu aasta jooksul rakkerühmast läbi käinud, mõtetest, kus võib-olla veel ei ole nende ideede väljakäimisi nii palju jõudnud. Aga ma loodan, et järgneva aasta jooksul brigaadikindral Kiili allkirjastab kas samal kujul või veel laiemal kujul selle sama ettekande ja selle ülesannete jaotuse või tuleb neid ülesandeid oluliselt veel juurde, et mida kõike võiks teha. Sest nagu ma aru saan, siis Kaitseliidu valmisolek ühiskonna turvalisuse jaoks seista on see, millel organisatsioon püsib. Tänases ettekandes ma keskendun enne kõike selle elanikkonnakaitse riigikaitselisele suunale. Ja tavapärasest enam räägin just ka sõjalistest konfliktidest või riigikaitse poolest. Kui me vaatame seda, mis maailmas toimub või mis on toimunud peale teist maailmasõda, siis elanikkonnakaitset reguleerib suur hulk erinevaid rahvusvahelisi doktriine, direktiive ja nii edasi. Ja peale seda, kui teise maailmasõja järel võeti vastu Genfi konventsioon, mis räägib väga selgelt elanikkonna, tsiviilelanikkonna kaitsest, tsiviilühiskondade kaitsest, siis võis tekkida tunne, et meil ei olegi tegelikult ju vaja mingit väga erilist sõjaaegset tsiviilkaitset, sellepärast et Genfi konventsioonid ütlevad ära, keda tohib pommitada ja keda mitte, keda tohib sihtmärgiks võtta ja keda mitte. Aga elu ei käi kahjuks konventsioonide järgi. Ja nagu me oleme näinud ka viimasel 8 aastal, siis nii Euroopas kui ka Euroopa lähedal toimunud konfliktides ei ole omavahel sõdijateks ja vastasseisus ainult 2 osapoole relvaüksused, vaid on ühelt poolt relvaüksused ja teiselt poolt lihtsam on sihtida neid, keda on rohkem. Nii et see rahvusvaheline taust elanikkonnakaitse juures on üks osa, millele peame tuginema. Aga rohkem peame vaatama seda, et milline on tegelik olukord, kuidas peame kaitsma, mida peame kaitsma ja milliste ohtude eest. Ajalukku vaadates
kui ma mainisin juba seda, et elanikkonnakaitse ei ole mingi uus asi või elanikkonnakaitse ei ole asi, mida on nüüd ainult aasta otsa välja mõeldud, siis see on muutunud lihtsalt. See olukord, need ohud, mille jaoks elanikkonnakaitset on loodud, on muutunud. Ja iga kord selleks, et mitte jääda kinni sellesse eelmisse, sellesse võib-olla ära kulunud süsteemi, siis iga kord on püütud sinna juurde mõelda ka uus sõna. Et me saaksime aru, et kui jutt on kodanikust õhukaitsest, siis me mõtleme seda, mis toimis kahe maailmasõja vahel ennekõike ja oli mõeldud kaitseks ennekõike selleks, et ülevalt visatakse pomme. Kui me mõtleme tsiviilkaitsele, siis me ennekõike saame aru, et tegemist on massihävitusrelvade vastaseks võitluseks loodud kaitsega. Ja kui me jõudsime taas tagasi vabasse Eestisse, siis me võtsime kasutusele sõna kodanikukaitse, mis oli väga lai, väga laiapõhjaline ja võib-olla isegi kõige parem määratlus, kas just termin, aga määratlus ja valdkond. Me rääkisime kõigist ohtudest, nii inimtekkelistest kui ka sõjalistest kriisidest, relvakonfliktidest. Et see kattis ära kõik. Ajalugu vahepeal liikus edasi ja maailma julgeolekupilt, mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas, võttis selle suuna, et relvakonfliktid ei ole see kõige aktuaalsem teema ja kogu Euroopas liikus elanikkonnakaitse valdkond just tsiviilkriiside peale loodusõnnetuste suunas. Ja ka meie oleme täna oma kriisi reguleerimisega selles valdkonnas, selles vaates, et meil ei hõlma see tsiviilkriis, või hõlmab ainult tsiviilkriise, meil ei hõlma see sõjalisi kriise. Nüüd, mis asi on see elanikkonnakaitse? Mida ta hõlmab? Siis elanikkonnakaitse, selle eesmärk on tagada kaitse kõigile inimestele, kõikvõimalike kriiside korral. Me ei pea hakkama iga uue ohu väljatulekul mõtlema selle peale, et mida sinna juurde panna. Me räägime kõigist kriisidest ja me püüame olla nii palju paindlikud, et kui selgub mingisugune uus oht, uus probleem, et siis me kohandame seda elanikkonnakaitset. Elanikkonnakaitse meetmed, need tegevused on sellised, mis peavad kaitset pakkuma igas olukorras ja vahet ei ole, kas see probleem tuleb ühelt või teiselt poolt. Me räägime nii hädaolukordadest, elutähtsate teenuste katkestustest, terrorirünnakutest, relvakonfliktidest. Ja võib-olla kõige parem näide siin ongi need elutähtsad teenused, et vahet ju ei ole, mille tõttu meil elekter või joogivesi näiteks ära kaob. On see küberrünnak, on see väga kõva torm või on see mingisuguse piirkonna ründamine, tulemus elanikkonna jaoks on täpselt üks sama. Inimesel ei ole sel hetkel elektrit, inimesel ei ole vett ja sellest tulenevalt ei ole tal väga paljusid muid asju. Järelikult see elanikkonnakaitse poolt pakutav kaitse peab olema selline, et ta toimib alati. Ja need elanikkonnakaitse komponendid, kuhu poole, mille jaoks me seda teeme, siis kõigepealt elanikkonnakaitse peab kaitsma teatud ohtude eest, mida me kirjeldame. On need siis kineetilised, on need kemikaalidega seotud, on need tugeva tuulega seotud või mis iganes, epideemiad. Teiselt poolt peame tagama eluks vajalike vahendite olemasolu inimesele. Et kui meil mingi teenus katkeb, siis elektrist me tegelikult oleme sõltuvad ju kaudselt. Inimesel ei ole vaja seda, et meil elektrijuhe kuskil taha pannakse ja me selle pealt töötame. Meil on vaja kõike seda, mida elekter energiakandjana meile annab. Ehk siis, kui elektrikatkestus tuleb, siis me peame mõtlema selle peale, kuidas inimesele süüa, juua, sidepidamisvõimalused teistega suhtlemiseks näiteks anda. Ja võib-olla ongi kõik. Me ei pea mõtlema alati sellele, et tingimata elekter taastada. See ei ole eesmärk. Ja kuidas me seda elanikkonna kaitset siis nii-öelda erinevates ühiskonna kihtides jagame, siis põhiline rõhuasetus täna meil läheb sellele, millele me ei ole väga palju tähelepanu pööranud, kuidas iga inimese enda vastupanuvõimet hakkama saamist tõsta. Sest hakkab kõik pihta sellest, et kui hästi igaüks hakkama saab ja kui esimene hakkama saamine on, see faas on läbi, alles siis jõuavad teised appi, ükskõik kes selleks on.
ja need teised ühiskonnakihid peavad toetama siis seda, tuginema sellele iseseisval hakkama saamisel. Ka siin vahepeal on hea teada, et ma vabandan. Nii. Ja selle elanikkonnakaitse kõigi nende komponentide juures sellised strateegilised eesmärgid, mõned, on see, et inimesed oleksid riskiteadlikud ja olukorrateadlikud. Et me peame inimesi informeerima sellest, mille jaoks neil on vaja kaitset luua. Et see ei teki nii-öelda lambist, et ütleme, et hakake nüüd kõik ise valmistuma, siis milleks peab valmistuma, kuidas valmistumine käib. Et see inimeste valmisolek on üks selline oluline komponent. Kuidas need elutähtsad teenused või nende kaudu inimesteni tagatav nendele kätte jõuab, kuidas kogu see vastutusjaotus ühiskonnas on, mis on väga oluline kogukondade toimimine. Et jällegi, kui me räägime iga inimese hakkama saamisest ja justkui järgi tuleb kohe mingi riiklik kaitsekiht, siis tõenäoliselt see ei ole piisav. Et see meie ühisest maksurahast või ühistest pingutustest loodud riiklik kaitsekiht on tõenäoliselt see, ma ei ütle viimane, mis kohale jõuab, aga see peaks olema see viimane kaitsekiht, mida kõigile jagatakse ja siis juba vastavalt selle vajadusele. Et me peame vaatama ära, et kui palju me saame ka kogukonna tasandil seda ettevalmistust teha, et kuidas inimesed üksteist aitavad. Ja see ei ole vastutuse toomine kuskile ühele või teisele poole. See on normaalse ühiskonna toimimine. Kodanikuühenduste teemad, abiorganisatsioonide valmisolek ja mis on hästi oluline, et me oleksime alati valmis kriiside korral nõrgemaid kaitsma. Me ei saa luua enda kriisideks valmisolekut selliselt, et iga ühele kriisi korral kohe jõuab abi kohale. Me peame hakkama selekteerima tõenäoliselt, et kelle juurde on vaja kiiremini jõuda ja kelle juurde on aega võib-olla natuke kauem. Ja nüüd siis natuke lähemal selle riigikaitse poole peale, selle elanikkonnakaitse taustaselgitusest. Meil on riigikaitses 6 tegevussuunda, aga kui mõtleme selle peale, et mis on riigikaitse eesmärk, meil on laiapindne riigikaitse, aga kui lugeda riigikaitse seadust, siis mille kaitsmiseks see loodud on, siis seal sees ei ole kaitstava väärtusena kirjas, et see on elanikkonna kaitseks. Meil ei ole inimest sinna riigikaitse seadusesse kirjutatud. Me kaitseme ühiskonda, me kaitseme suveräänsust, me kaitseme territooriumi, me kaitseme põhiseaduslikku korda, aga seal ei ole inimest. Eks meil täna riigikaitse seaduses selline vaade nagu inimese kaitse, elanike kaitse täna puudub. Küll strateegilised dokumendid ütlevad selle ära, et elanikkonnakaitse küsimustega arvestatakse kõige selle juures. Ja ma kõigi nende 6 tegevusvaldkonna kohta toon mõned märksõnad, mis annavad võib-olla aimu, kuidas nende 6 valdkonna arendamisel see elanikkonnakaitse tegelikult on või peab olema väga tihedalt riigikaitse planeerimisega seotud. Kõigepealt sõjaline kaitse, mis on justkui riigikaitse sünonüüm pikka aega olnud, siis sõjalise kaitse juures üks kõige tähtsamaid asju elanikkonna kaitsmiseks on see, et me elanikkonda suudaksime kiirelt, varakult teavitada sellest, et kuidas nad peavad, kui mingisugune oht on. Ehk siis sellel on tuginenud ju ka kogu see varasem tsiviilkaitse, kodanikukaitse. Kui me tahame, et inimesed kuskile liiguksid, evakueeruksid või varjuksid, siis nad peavad saama kuskilt selle kellamajja. Keegi peab neile ütlema seda. See elanikkonnakaitse koordineerimine. Meil on täna detsentraalne kriisireguleerimine ja samamoodi kogu riigi juhtimine. Ka sõja ajal see süsteem ei muutu. Iga minister jääb vastutama oma haldusala eest ja iga organisatsioon täidab oma ülesandeid sõja ajal edasi. Nii nagu ka kindral Kiili ütles, meil ei ole tegelikult sõjaaja ja mitte sõjaaja ülesandeid, kui tegemist on sõjaseisukorraga. Kõik ülesanded ongi sõjaaegsed ja kõik täidavad enda ülesanded edasi. Aga kas ja kui palju peab selliste suurte kriiside ajal koordineerima kogu seda tegevust, mis puutub elanikkonnakaitse meetmeid? Et kui me ütleme, et mingid inimesed peaksid võib-olla saama eelisjärjekorras nii-öelda abi, kuskile peab kiiremini abi kohale jõudma, et kes on see, kes neid valikuid teeb, seal ei saa igaüks seda ise teha. Siis tsiviil-militaarkoostöö osas, jälle oluline küsimus Kaitseliidu vaatest ka, et kes on see partner, kas näiteks sõjaseisukorras
või riigikaitse planeerimisel saame mõelda nii, et Kaitseliidu jaoks partnerid on kõik need samad organisatsioonid täpselt samal kujul, nagu nad on igapäevases elus. Võib-olla mõned otsustusprotsessid peavad olema kiiremad, võib-olla on vaja seda tsiviilpoole partnerit natuke selgemalt määratleda. Kõik need elanikkonnakaitse meetmed, mis on just sõjaaegsed. Jah, meil on suur hulk tegevusi, mis toimivad ja on vajalikud rahuaegsete kriiside korral, aga on rida selliseid tegevusi, selliseid kaitsemeetmeid, mil ei ole igapäevaselt vaja, mis ei aita meid ühegi muu kriisi korral kaasa, aga mida on vaja just sõja ajal. Ja nende väljamõtlemine, nende väljaarendamine on kriitiline tegur just riigikaitse kontekstis. Ja minimaalse tsiviilkahju tekitamine, see põhimõte sõjategevuse, lahingtegevuse planeerimisel või selle läbiviimisel, et see peab arvestama elanikkonnakaitse põhimõtteid, et kuhu planeeritakse kaitsetegevust näiteks ka meie sõjalistes plaanides ja nii edasi. Tsiviilsektori toetus, mis on siin tegelikult kõige olulisem, on see, et meie riigikaitses tsiviilsektori toetus võtab ennekõike arvesse seda, et kuidas tsiviilsektor toetab sõjalise riigikaitse tegevusi, kuidas panustada, kust saadakse ressursse selleks, et võimaldada võitlejatel tegutseda. Aga kuna täpselt samamoodi vajavad ressursse sõjaseisukorras inimeste kaitsmisele suunatud tegevused, et siis peab olema ka riigikaitse planeerimisel see tsiviilsektori toetus arvestatud nii sõjaliste tegevustega kui ka elanikkonnakaitse tegevustega. Rahvusvaheline tegevus laias riigikaitses. Võib-olla siin sellised olulisemad teemad on see, et meil ei ole riigis endal kõigi kriiside jaoks piisavalt ressursse ja meil ei ole kõigi kriiside jaoks, iga tegevuse jaoks riigis võimeid välja arendatud. Igapäevas mõttes me arvestamegi sellega, et meil on võimalik rahvusvahelist abi taotleda. Eestis ei ole nii palju helikoptereid, kui meil on vaja võib-olla mõningate metsatulekahjude kustutamiseks, aga me teame, kus need helikopterid on võimalik tellida. Täpselt samamoodi on kõigi nende teiste elanikkonnakaitse tegevuste mõttes. Me teame, et on olemas elanikkonnakaitse mehhanism Euroopa Liidu juures, kust on võimalik erinevaid mooduleid saada ja Eestil endal ka pakkuda. Et nii-öelda tavakriisideks me oleme selle peal mõelnud, aga kas ja kui palju need on kasutatavad riigikaitse järgmistes faasides, et kui palju me saame abi taotleda elanikkonna kaitseks. Vaadates neid kriisi, mis maailmas ka praegu toimuvad, et siis kõigil nendel rahvusvahelised organisatsioonid tegutsevad. Milline on meie riigi valmisolek riigikaitse mõttes võtta neid rahvusvahelisi organisatsioone nii abi osutajatena, humanitaarabi pakkujatena vastu. Ja teemad, mis on sõltumata sellest, mis olukord meil siin Euroopas parasjagu käib, aga sõjapõgenikud, kui kuskil on sõjaline konflikt, siis tekivad põgenikud. Ja me peame arvestama sellega, et kui meie lähedal toimub mingi konflikt, siis võivad nendeks põgenejateks olla meie inimesed või võime olla meie need, kes on see esimene koht, kuhu põgenetakse. Mis tähendab seda, et me enda põgenike ja pagulaspoliitika väljatöötamisel ja plaanide tegemisel ei saa arvestada ainult selle kvoodipõhiselt ringi jagatavate inimestega, kes liiguvad. See ei puutu üldse asjasse. Me peame arvestama sellega, et võib-olla liiguvad meil mingil hetkel massid ja kuhu nad liiguvad, kuidas me enda võrgustikku teeme. Sisejulgeoleku tagamine, kui üks riigikaitse tegevussuundasid, siis siin on küsimus selles, et kuidas sisejulgeoleku struktuurid sõjaseisukorras elanikkonda kaitsevad. Meie laiem vaade on täna selline, et hädaolukorra seadus ei räägi, pigem just välistab sellise relvakonfliktide arvestamise sinna sisse. Ehk siis hädaolukorra seadus on üks vähestest seadustest Eestis täna, mis pigem ütleb ära, et see justkui sõja ajal või sõjaks valmistumisel nii suurt tähtsust ei oma. Aga samas on meil ülesannete jätkuvuse põhimõte. Kõik teevad sõja ajal edasi seda, mida nad teevad rahu ajal. Nii et ka kõik sisejulgeolekuüksused peavad enda ülesandeid niikuinii edasi täitma. Kas need koostöövormid, mis seal kokku on lepitud tsiviilülesannete, tsiviilkriiside lahendamiseks, kas nad täpselt samamoodi edasi käivad? Et see sõltub nendest ülesannete jaotumisest.
ülesannete jätkuvus ja hallide alade jagamine, et jällegi on ülesandeid, mida rahuajal ei pea lahendama, sõja ajal peab. Riigikaitse kontekstis on vaja jagada ära natuke rohkem ülesandeid kui ainult ülesannete jätkuvuse põhimõte. Asutuste toimepidevus, ressursivajadus, siin on ennekõike küsimus selles, et meie siseturvalisuse asutused ja ka väga paljud teised on üles ehitatud võimalikult efektiivsel põhimõttel ja selle eesmärgiga, et nad saaksid hakkama nende kriisidega, nende sündmustega, mis meid igapäevaselt mõjutavad. Üksused on seal, kus on rohkem elanikke, ressursid on seal, kus on rohkem paikseid riskiobjekte, kus on täna igapäevaselt rohkem liiklust ja nii edasi. Aga kui pilt muutub, siis vajatakse ressursse oluliselt laiemalt ja suurte kriiside ajal nendest tänastest ressurssidest ei pruugi piisata. Seda enam, et täna igapäevases valmisolekus, ütleme nii pääste kui ka politsei juba arvestavad sellega, et on hulk vabatahtlikke, seal hulgas vabatahtlikud päästjad, merepäästjad, abipolitseinikud. Nende ressurssidega arvestatakse. Nii et see vabatahtlike reserv on tõenäoliselt üks küsimus. Siis riigikaitse tegevussuundadest veel elutähtsate teenuste toimepidevus, objektikaitse küsimused, siis see, et kuidas tagada varude laiali jagamine, nende varude loomine, mis on inimestele esmavajaduste rahuldamiseks vajalikud ja kuidas kõigi selline iseseisev pikaajaline hakkama saamine peaks toimima. Ja psühholoogilise kaitse poole pealt elanikkonna õpetamine ja käitumisjuhised. Et Leedu on üks nii-öelda teatud mõttes eeskujulikumatest riikidest, kes on välja töötanud käitumisjuhised elanikkonnale, kuidas sõjaseisukorras käituda. Paljude jaoks on see nii-öelda hirmutav, et kas peab elanikkonna jaoks selliseid käitumisjuhiseid välja töötama ja kuidas nendest rääkida, aga nad on olemas. Ja need inimesed, kes on neid lugenud, leedukad, nad teavad, et kuidas nad Leedus peaksid käituma. Neil on mingisugune kindlustunne, mingisugune turvatunne on olemas. See on üks asi, mida meil Eestis jällegi veel ei ole, mis peaks olema. Siis riski- ja kriisikommunikatsiooniga hakkama saamine selliste kriiside ajal, et kas me suudame õigeaegselt elanikkonnale sõnumeid anda, kui midagi toimub, kas me suudame vältida sellist paanilist tegutsemist või omaalgatuslikku tegutsemist olukordades, kus tegelikult on vaja masse ohjata või neid kuskile poole suunata. Kõik nende lahenduste välja töötamine, mis toimiksid ka siis, kui parasjagu näiteks elektrit või sidesüsteemi ei ole. Ja üks võtmeküsimusi, et kui me tahame, et inimesed võimalikult palju iseseisvalt hakkama saaksid võimalikult pikalt, kuidas teha seda nii, et need sõnumeid edastada nii, et see ei tekitaks umbusaldust riigi vastu, et ma pean selle pärast hakkama 7 päevaks endale varusid koju hankima, et riik mind ei aita või riik hakkama ei saa. Et see ei ole, 7 päeva ei ole mitte sellepärast, et riik ei saa hakkama, vaid 7 päeva on sellepärast, et ise võimalikult hästi hakkama saada ja hoida enda elustandardit. Nii, aga hakkan vaikselt lähemale jõudma nüüd ka selle Kaitseliidu ülesannete juurde. Siin on loetelu nendest elanikkonnakaitse meetmetest, mida on vaja selleks, et kriiside korral võimalikult hästi elanikkonda kaitsta. Ülevalt poolt hakkavad need kihid pihta sellest, et mis on kõige varem, mida on kõige ennem vaja teha, mis toimub kõige varem, elanikkonna õpetamine, teavitamine, käitumisjuhiste andmine, vajadusel füüsiline kaitsmine teatud situatsioonides, piirangute seadmine selleks, et inimesi kaitsta, esmareageerimine, pikemaajaline jätkuabi, varud, leevendus, välisabi. Et kogu see süsteem on väga paljudest erinevatest kärjetükkidest koosnev. Ja nad on märgistatud siin ka teatud selliste roheliste foorikestega, foorivärvidega, mis annavad märku sellest, et kui suuri probleeme meil täna ühe või teise valdkonna toimimises on. Mida punasem, seda kriitilisem ja mida rohelisem, seda rohkem võime rahul olla sellega, et kuidas need elanikkonnakaitse meetmed meil suuremate kriiside korral toimivad, kuidas nad meid kaitsevad. Ja nüüd nende samade kärjekeste kaupa, mitte küll kõiki läbides, aga
vaatan kergelt otsa sellistele ootustele Kaitseliidu suhtes. Et mis on see, ja kui ma ütlen Kaitseliit, siis palun mõistke selle all kõiki ka eriorganisatsioone, nii Naiskodukaitset, Noori Kotkaid kui ka Kodutütreid. Et nende ülesanded või need ootused puudutavad kõiki. Kõigepealt, mis on hästi oluline, on see, et iga Kaitseliidu liige on ühiskonnas üks eeskuju. Nii oma kogukonnas, ühiskonnas laiemalt. Ja kõik see, mida me ootame igalt inimeselt, et see peab olema kõigil vormikandjatel ja riigi esindajatel ja omavalitsuse esindajatel tegelikult elementaarne. Nii nagu politseinik ei saa ilma turvavööta sõita või ükski pääste ei saa öelda, et mul kodus ei ole suitsuandurit näiteks. Nii ei saa ka ükski kaitseliitlane öelda, et aga mina ei tea, mida ma tegema pean siis, kui Eestis on mingi konflikt. Ma küll ei tea, kas kõik teavad või ei tea. Aga elanikkonna õpetamisel on Kaitseliidu iga kaitseliitlase esimene roll see, et saada aru, et ta on ühiskonnas eeskujuks teistele selles valdkonnas. Ja Kaitseliidu üks selline suuri pluss ongi see, et on olemas oma noorteorganisatsioonid ja nende noorteorganisatsioonide liikmed, need noored, kes sealt välja kasvavad, need võiksid olla need esimesed ja kõige targemad, kes elanikkonnakaitse mõttes, kriisidega hakkama saamise mõttes ühiskonnas on. Et need, kes sealt välja tulevad, need, kes on selle koolituse saanud, et nad oskaksid ja teaksid, kuidas ühiskonnas käituda, kuidas hakkama saada. Et see on üks nendest, keda te koolitate ja keda te saate ära kasutada. Siis, mis on hästi positiivne Naiskodukaitse, kes on oma liikmeid juba pikka aega koolitanud, on, kui me rääkisime sellest programmist, mida elanikkonnakaitse võiks sisaldada, siis võttis selle kursusele sellise hea nime. Tõenäoliselt pärast enda ettekandes on sellest ka rohkem juttu, aga ma lihtsalt ütlen, et see ohutushoiu sõna, see teeb minu jaoks selle kursuse ja selle panuse hästi soojaks, tekitab väga sooja tundeid. Et see roll, kuidas Naiskodukaitse ennast on määratlenud koolituse mõttes, ka elanikkonnakaitse koolituse mõttes, on hästi oluline. Ja ma väga loodan, et peale seda, kui kõik oma inimesed on tugevad, tublid, targad ja oskavad käituda, et seda enam saab Naiskodukaitset kaasata sellesse, et koolitada kogu elanikkonda. Sest kui me hakkame rääkima elanikkonna koolitusest ja sellest tegevusest, siis meil ei ole inimesi siin Eestis nii palju, et me saaksime kellelegi anda, et sellega tegeleb Päästeamet, sellega tegeleb Kaitseliit, Naiskodukaitse või sellega tegeleb politsei või ainult koolid. Et kui me selle suuna võtame, et me hakkame inimesi õpetama kriiside korral hakkama saamiseks või nendeks ette valmistama, et siis selleks see võrgustik peab olema vähemalt 3 korda nii tihe, kui on Kaitseliidu enda võrgustik. Et neid inimesi, keda vaja on koolitajateks, neid on lihtsalt tohutult palju vaja. Ja üks teema, et kui neid organisatsioone, kes vaatavad kodu ohutuse peale, ei ole meil väga palju. Meil on Päästeamet, üks aktiivsemaid, kõige aktiivsem organisatsioon, kes vaatab, kuidas inimesed oma kodus võimalikult ohutult hakkama saavad. Siis ega meil ei ole ka teisel pool väga palju neid, kes vaataksid, kuidas inimesed kodust väljaspool hakkama saavad. Meil on liikluse poole pealt, Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet, need, kes vaatavad, kuidas inimesed võimalikult ohutult hakkama saavad. Aga meil ei ole peale Kaitseliidu ju tegelikult ja mõningate väiksemate organisatsioonide väga kedagi, kes räägiks, kuidas looduses hakkama saada, kuidas toime tulla. Nii et ma arvan, et üks nendest suundadest inimeste koolitamisel peab olema just seotud sellega, et kuidas hakkama saada ka väljaspool kodu ja ka looduses. Nüüd Kaitseliit ja kriisikommunikatsioon. Kõigepealt käitumisjuhiste temaatika. Mitte keegi teine kui kaitseväelased, kaitseliitlased
ei oska anda elanikkonnale neid sõnumeid või välja töötada neid sõnumeid või käitumisjuhiseid, et kuidas sõjaliste kriiside korral käituda. Mis on see, mis meid ohustab ja kui me teame, mis meid ohustab, siis me oskame välja mõelda, et kuidas ennast selle eest kaitsta, kuidas käituda selle ohu korral. Nii et väga, väga oluline panus teie poolt peab tulema sellesse, et me üheskoos töötaksime välja neid käitumisjuhised ja nad oleksid võimalikult sellised, et iga inimene saaks aru, et millised võimalused tal on, kuhu ta peab liikuma või vastupidi, kuhu jääma. Ja selle õpetamise juures on veel üks hästi oluline temaatika, kuidas murda müüte. Eelmise slaidi juures, kus oli juttu õpetamisest, siis jäi mainimata, aga mis juba eelmises ettekandes läbi käis, Kaitseliidu roll riigikaitseõpetuse läbiviimisel. Et Kaitseliidule valdavalt riigikaitseõpetus täna gümnaasiumides tugineb. Suur osa riigikaitseõpetajatest on ju kaitseliitlased. Ja nii palju meil ka juba vahepeal edasi liikunud, et ma olen ka ise saanud nendele riigikaitseõpetajatele, nii tänastele kui ka tulevastele küllalt suurel hulgal natukene elanikkonnakaitse teemasid rääkida ja näidata, kuidas peaks õpetama. Ehk siis uues riigikaitseõpetuse programmis on elanikkonnakaitse teemad juba sees. Ja see on koht, kus Kaitseliit läbi riigikaitseõpetuse saab ligi väga paljudele gümnaasiumi lõpetajatele, peagi tõenäoliselt kõigis gümnaasiumides. Aga müütide ümberlükkamine, et jällegi, iga kord, kui hakatakse rääkima elanikkonnakaitsest, kodanikukaitsest, tsiviilkaitsest, siis need küsimused ja need teemad jõuavad tagasi ikkagi algusesse või sellesse, mis on kuklas olemas. Ehk see nõukogude propaganda, tsiviilkaitse propaganda kaudu meile õpetatu juurde. Me jõuame ikka selleni, et meil on vaja soola ja suhkrut. Ei ole. Jätke sool ja suhkur nendele inimestele, kellel on kodus laudas loomad ja aias marjad. Teoske šokolaadi. Õpetame seda. Või jooditablette, et jällegi meil ei ole vaja igal ühel mõelda jooditablettidele või vatimarli maskidele või gaasimaskidele. Et need ei ole need asjad, mida meil täna vaja on. Täna peab iga inimene oma kodus mõtlema sellele, et mida ma teen siis, kui mul elekter ära läheb. Mida ma teen, et see fookus on liikunud siia poole. Meil ei ole esimene asi, milleks me peame mõtlema see, et tuumapomm kukub kuskile. Esimene asi, mille me peame mõtlema igapäevaselt, me räägime sõjast, me räägime kõigist kriisidest, on see, et me võime oma tavapärasest heaolust või me oleme sunnitud oma tavapärasest heaolust välja astuma. Ja see on ka nüüd selle kriisikommunikatsiooni mõttes selline oluline teema, et kui kuskil rääkida, mida on vaja, siis, ja minna vanade asjade juurde tagasi, siis meil pigem on vaja vändaga või patareide peal raadiot kui gaasimaski. Ja nende müütide ümberlükkamisel olete te kõik hästi vajalikud. Ja on vajalikud ka meedia esindajad, kes kliki pärast parema meelega panevad igale asjale kõrvale pildi gaasimaskist, kui rääkida elanikkonnakaitsest, millest on mul ääretult kahju. Aga kriisikommunikatsioonist veel nii maalähedasemalt. Kui meil ei ole sidet, siis üks suuremaid muresid, mis inimestel on see, et aga kuidas ma saan abi kutsuda või kuidas ma saan kellegi ühendust võtta. Kui meil ei ole enam sotsiaalvõrgustikku virtuaalses maailmas, siis meil ei kao ära ja kuskile sotsiaalvõrgustik päriselus. Ja jällegi, vaadates seda Kaitseliidu enda võrgustikku, siis tõenäoliselt need inimesed on need, kelle poole hakatakse pöörduma siis, kui mingisugune probleem on. Sest Kaitseliidu liikmed, nii nagu ka vabatahtlikud päästjad, nii nagu ka abipolitseinikud, nii nagu ka professionaalsed päästjad, abipolitseinikud ja kaitseväelased. Et meil on hulk inimesi, kelle poole vaadatakse iga kriisi ajal. Ja see sama inimesele suhtlemine, ühenduse võtmine, see on tõenäoliselt selliste tõsiste asjade puhul see kõige olulisem kriisikommunikatsioon, mis käima läheb. Kui mobiiltelefoni ei tööta, siis naabri ukse koputi, kui ukse kelle ei tööta, siis koputi ikka töötab. Et see on oluline asi. Ulatuslik evakuatsioon, Kaitseliit. Täna on seaduse tasandil
saamas paika see, et kes vastutab evakuatsiooni eest. Ja nagu ma ütlesin, need ülesanded toimub ülesandete jäävuse põhimõte, ehk need samad asutused peavad toimetama ka siis, kui sõltumata sellest, mis kriis on. Ulatusliku evakuatsiooni eest on läbiviimise vastutus liikumas Politsei- ja Piirivalveametile ja omavalitsusele antud toetav roll. Aga kui mõelda selle peale, et milline on see inimeste hulk, see abistajate hulk, mida on vaja suure hulga, me räägime ikkagi ulatuslikust evakuatsioonist, abistamiseks, siis ei ole võimalik jagada seda ülesannet kuidagi ära ühele või kahele asutusele. Ehk siis ulatuslik evakuatsioon on üks nendest ülesannetest, kus on vaja väga palju abijõudu väljastpoolt. Ja nagu enne juba ka juttu oli, siis näppu näitab Politsei- ja Piirivalveametile, et kui läbiviimisel on vaja abi, siis ärge öelge Kaitseliidule, mitu inimest on appi vaja või mitu tehnikaühikut, öelge, mitu inimest on vaja ära evakueerida ja kust kohast ja kuhu. Ja ülejäänu osas saab Kaitseliit juba väga palju ise need abiks olla ja läbi mõelda need lahendused. Aga miks see on hästi oluline teada, on see, et see evakuatsioon ei tohi olla selline ad hoc lahendus, et me ei ole mitte midagi enne läbi mõelnud. Et kui käes on, küll siis vaatame ja küll siis tulevad kaitseliitlased. Mõnes olukorras neid kaitseliitlasi ei pruugi olla. Ja teiseks, selleks, et Kaitseliit oskaks ka enda sees läbi mõelda, et kui me anti selline ülesanne, mida ja keda meil vaja on, siis selleks võiks ja peaks olema teatud ettevalmistus tehtud. Ehk siis evakuatsiooni läbiviimiseks peavad Eestis tekkima tegevuskavad, on nad siis evakuatsiooniplaanid või midagi muud, aga need asjad peavad olema läbi mõeldud. Ja kui me mõtleme nüüd sellesse olukorda, et need samad ülesanded säilivad või töökorraldus peab säilima ka relvakonfliktide ajal, siis kas ja kui palju on neid samu Kaitseliidu liikmeid evakuatsiooniks kasutada olukorras, kus on relvakonflikt. Võib-olla see on koht, kus me peame mõtlema, et kes Kaitseliidust on need inimesed, keda kaasata. Ja mis on veel oluline, me oleme harjunud, Kaitseliit ise on harjunud ju sellega kindlasti, et kaasatakse neid inimesi, kelle kogukonnas probleem on, et igaüks kaitseb oma kogukonda, siis tõenäoliselt selliste suuremate kriiside korral need kogukonnas olevad inimesed oma koduga, oma lähedastega võivad olla ise hoopis hädas, et võib-olla seal peab olema läbi mõeldud rohkem see, et kaasata naabermalevkonna liikmeid, et jällegi kõiki asju mitte mõelda ainult kogukonna keskselt ja kodukeskselt läbi, võib-olla vaja kutsuda mujalt hoopis abi. Kaitseliidu kaasamine erinevate sündmuste lahendamisse, siis siin on põhiline see, et Kaitseliit ei ole nii-öelda päris esmareageerija. Et üldjuhul on pääste, politsei, kiirabi ja veel keegi kohal, kes ütleb, et nüüd on vaja rohkem abi. Aga suuremate kriiside korral, nagu juba juttu on olnud, on vaja väga palju inimesi, on vaja väga palju abistajaid. Ja siin tuleb just see Kaitseliidu eripära tugevus hästi tugevalt välja. Igal pool on olemas teatud hulk inimesi, kes on võimelised, kes on valmis panustama oma oskustega. Ja jällegi, ei ole tingimata vaja mingit eelnevalt väga suurt väljaõpet, et inimesi kaasata suurtesse operatsioonidesse. Kõik Kaitseliidu liikmed on erinevate erialade, erinevate valdkondade spetsialistid ja kõik peaaegu on võimelised ka juhtima väikest gruppi teisi inimesi. Et läbi selle, et nende erinevate valdkondade esindajad on kohal tulnud ja kaasatakse just neid inimesi, kes ühte või teist asja kõige paremini oskavad teha, läbi selle saavutataksegi see, et osatakse abistada. Kui vaja lund lükata, on vaja traktoriga tööd teha, siis Kaitseliidu liikmete hulgas on küllalt palju eeldatavasti neid, kellel on traktoriload olemas ja väga paljud tõenäoliselt teevadki seda tööd oma igapäevases elus. Nii et selliste suurte sündmuste ajal Kaitseliidu roll on väga oluline selleks, et tugevdada kõiki neid, kes juba sündmuskohal toimetavad. Nüüd,
Me oleme teinud rakkerühmas sellise väikse mõtteharjutuse, et millised võiksid olla need valdkonnad või millised on need valdkonnad, kus suurte kriiside ajal tõenäoliselt tekib väga suur inimeste puudus, kus tavareageerijate baasil ei ole võimalik kõiki asju ära lahendada. Ja ma ei ütle, et see on lõplik või mitte lõplik loetelu, aga see on üks loeteludest, kus me näeme, et on vaja tavareageerijatele, kiirreageerijatele juurde eraldi täiendavat inimjõudu. Ja siit on ka edasi see mõte käinud, et erinevates valdkondades on nii-öelda neid eriüksusi juba ka loodud, aga miks mitte mõelda selle peale, et kas või kõigis nendes valdkondades on Kaitseliidus, vabatahtlike päästjate seas, reservpäästerühmade seas, abipolitseinike seas, Punases Ristis ja nii edasi. Nagu ma ütlen, mitmed pool juba see on olemas. Aga on inimesed, kes ongi selleks kas või väikese täiendkoolituse saanud, nimetame neid siis eriüksusteks või mitte, aga meil on olemas teatud grupid, keda saab üheks või teiseks ülesandesse kaasata ja neil on teatud ettevalmistus olemas. Ja ma usun, et Kaitseliidu seas on väga palju inimesi, kes tegelikult võiksid ennast ühte või teise kohta või näevad endale ühes või teises kohas rolli, et mida saaks teha, kuhu võiks rohkem panustada. Kaitseliidu roll organisatsioonide vahelise koostöö tegemisel. Kaitseliit oma CIMIC, tsiviilmilitaarkoostöö koolitustega on juba aastaid pööranud näo nii sisejulgeolekuasutuste kui ka kohalike omavalitsuste poole. Aga ma arvan, et nüüd, kui meil on riigikaitse valdkonnas uus riigikaitseseadus, uued valmisolekukavad ja nii edasi, on päris palju edasi liikunud ja need riigikaitselised ülesanded on selgemaks saanud. Siis praegu tõenäoliselt on paras aeg uuesti läbi mõelda see, et kas need ülesannete jaotused, kas see koostöö, mida võib-olla mõni aasta tagasi, kas Marylandi näitel Eestis tutvustati, kas see on vaja uuendada? Kas see on vaja uuesti läbi mõelda, kes on Kaitseliidu jaoks nii-öelda see esimene partner, kelle poole pöörduda erinevate kriiside korral või kes on see, kes aitab seda koostööd korraldada. Nii et nende kursuste osas oleks hästi mõistlik täna mõelda läbi, et milline on meie korrastunud riigikaitse õiguslik baas, ülesannete jaotus ja selles kontekstis taaskord kas uue ringiga täiesti käima lükata sellised koolitused. Siis hädaolukorra lahendamise plaanides on Kaitseliit ja Kaitsevägi üldjuhul mainitud ühes väikses peatükis, et vajadusel kaasatakse. Aga võib-olla oleks mõistlikum läbi mõelda konkreetsete valdkondade kaupa, et kus ja millistes ülesannetes on vaja kaasata ja need selgemalt sisse kirjutada. Et Kaitseliit ei oleks mitte ainult selline, kui abi vaja on või palju inimesi vaja on, et kutsume Kaitseliidu. Et oleks eelnevalt läbi mõtestatud need ülesanded, mida Kaitseliit saab teha ja võib-olla ka valmisolek selleks natukene tõstetud. Ja samamoodi õppuste temaatika, et need õppuseid nii Kaitseliidu eestvedamisel kui Kaitseliidu osalemisel on regulaarselt toimunud ja Lõuna-Eesti taustapõhjalt ma võin öelda, et need õppused on olnud väga, väga asjalikud. Kaitseliit ja sotsiaalhoolekanne. Jällegi üks teema, et kas on side või ei ole sidet. Kaitseliit on hästi kogukonnakeskne organisatsioon ja see side oma piirkonna, oma valitsusega on väga tugev. Ja ma arvan, et nii nagu pääste ja politsei teatud kriiside korral vaatab kohe Kaitseliidu otsa, et kust on võimalik abijõudu saada, siis tegelikult läbi kohaliku omavalitsuse kriisikomisjonide näevad Kaitseliidu liikmed, kes sinna kuuluvad, tõenäoliselt ka ise seda, et kui tihti omavalitsused vaatavad Kaitseliidu poole. Ja millised on need ülesanded, mida teilt tegelikult oodatakse, te tunnete inimesi. Kui te tunnete inimesi, kui teie poole pöördutakse, siis läbi selle te juba oletegi teatud mõttes sotsiaaltöötajad kõik. Te saate aidata.
Ja seesama, et kui piirkonnas on mingisugune suurem katkestus, on vaja inimestel juua, süüa, mida iganes aidata, kohale toimetada või ka valmistada, siis see on ka osa sotsiaaltööst. Nii et ma arvan, et see on valdkond, kus teie panus sotsiaalhoolekandesse laiemas mõttes või ka kitsamas mõttes on küllalt oluline. Ehk siis, kuidas jõuda abitusse olukorda sattunud. Kui meil on mingi suurem lumetorm ja omavalitsus teab, et kus kohas on need üksikud inimesed või üksikud pered, kes on teistest eraldatud, siis keegi peab nende juurde minema. Ja Kaitseliit võib-olla läbi selle on üks nendest, kes tegelikult on võimeline üldse nende inimeste juurde liikuma. Kaitseliit on selline vabatahtlik tõmbekeskus. Jällegi, see tahe siia liituda on, et Kaitseliiduga liituvad need inimesed, kes seda tahavad. Ja kui me anname inimestele aru saama, kui teie annate inimestele aru saama, et Kaitseliit ei ole ainult sõjaline organisatsioon, et Kaitseliidu ülesanded jäävad oluliselt väljapoole ka sellest relvast ja relva käes hoidmisest. Et kui seda sõnumit ühiskonnale rohkem rääkida, siis astuvad ja soovivad Kaitseliitu riigikaitses, Eesti riigi kaitsmiseks astuda tõenäoliselt hoopis rohkem inimesi. Et kui Kaitseliit müüb ennast või tutvustab ennast ühiskonnas ka mitte relvaorganisatsioonina, siis ma usun, et neid inimesi, kes tahavad riiki kaitsta, aga saavad aru, et seda võimalik teha erineval moel, on päris palju rohkem. Ja ma arvan, et see elanikkonnakaitse valdkond on just üks nendest võtmetest, läbi mille on võimalik öeldagi, et läbi Kaitseliidu te saate riigikaitsesse, ühiskonna kaitsmisse panustada veel nii. Ja ma usun, et neid inimesi, kes seda tahavad, on oluliselt rohkem. Ühe probleemkohana või teemana on üleval olnud see, et kui meil on kogukonnas üks väga võimekas inimene, 3 või 4 väga võimekat inimest, kes samal ajal on ka selle sama piirkonna vabatahtlikud päästjad või abipolitseinikud, et kuidas siis neid kokku lugeda ja kuidas aru saada, et kes ta siis on ja kus ta siis on, siis jätame kõik endale alatiseks meelde selle, et see probleem on ainult nende probleem, kelle ülesanne on Excelis need inimesed kokku arvutada ja aru saada, et mitu inimest meil täpselt on. Vahet ei ole, kas see jääb nende probleemiks. Et küll keegi selle arvutuse ära suudab teha, et tegemist ei ole ju kõrgema matemaatikaga. Palju tähtsam on see, et tegelik eesmärk võikski olla nii, et kui meil on kuskil kogukonnas sellised inimesed, kes on võimelised ja kes tahavad panustada, siis neid saaksid kasutada ja kaasata ja kutsuda appi natukene rohkem kui sellele, et nüüd praegu põleb, praegu sina istu kodus ja oota, kui äkki politsei kutsub sind välja või et sina oota sõda. Et palju tähtsam on see, et need inimesed saaksid olla oma kogukonda kaasatud siis, kui neid vaja on. Ja kõige parem ongi see, kui meil on teatud hulk neid kõige paremaid, kõige tublimaid inimesi, kes on valmis igas asjas panustama. Eeldusel, et neid üle ei kiusataks väga. Ja kui me vaatame seda, et milline on see inimene, kes tuleb toime kriiside ajal, siis see loetelu on küllaltki pikk ja tegemist on üliinimestega. Aga alati peab vaatama, et kas kaitseliitlased on sellised, kas kaitseliitlased on ise ohtudest teadlikud, on ennast ette valmistanud, kas on natuke rohkem kui üks keskmine Eesti inimene. Loomulikult Kaitseliit on läbi lõige Eesti ühiskonnast, aga see vorm, mis sinna juurde käib, see annab igale ühele juurde mingisuguse hulga. Ja see, mida ta juurde annab, peaks olema osa sellest. Ja minu arusaamist mööda Kaitseliidu peamised eesmärgid elanikkonnakaitses olekski see, et kõigi teiste organisatsioonidega koostöös, mitte üksinda, aga just see, et koos teistega. Me otsime üles kõik võimalikud need inimesed, kes tahavad ja saavad, kes võiksid ja saaksid ühiskonnas hakkama kriiside korral, kui neid õpetada. Siis hakkame neid inimesi üheskoos õpetama, panustage teie kõigi teistega koos sellise hulga elanikkonna õpetamisele, kes hakkama saavad.
Ja teine asi, teilt oodatakse jätkuvalt seda, et te aitate, teil on suur hulk vabatahtlikke, kes tahavad aidata, tahavad riiki kaitsta. Et aidake oma võimaluste, oma oskuste, tahtmiste piires kogu ühiskonda. Et minu poolt aitäh ja ma nii palju mainin, et kui on küsimusi, pigem vastaksin nendele praegu, sest siis, kui on lõpufoorum, ma saan olla seal küllalt lühikest aega, kuna täna on väiksem lapse lasteaias isadepäeva pidu, mis algab kell 5 ja ma tahan väga sinna jõuda. Suur tänu, Margo, väga huvitava ettekande eest, et me saime praegu päris hea ülevaate selle kohta, et mis siis Eestis nagu ametlikult see elanikkonnakaitse on. Sa käisid välja väga huvitavad sellised ettepanekud, et mida Kaitseliit konkreetselt selles valdkonnas teha võiks. Ja ma olen kindel, et see tekitas mõningaid häid küsimusi. Et annan siis sõna saalile. Väino Tõemets, Rahandusministeerium. Mul tekkis selline küsimus, et oletame, et sõjaolukord ja ulatuslik evakuatsioon. Oli mainitud PPA-d, oli mainitud kohalikku omavalitsust ja Kaitseliitu. Kas kellegil neist on siis juhtiv ja vastutav roll või see pusle jookseb ise paika? Praegu hetkel on Riigikogus teise lugemise kandis kuskil uus hädaolukorra seadus, et mis jah, paneb selle paika, et ulatusliku evakuatsiooni läbiviimise eest vastutab Politsei- ja Piirivalveamet ja kohalik omavalitsus aitab kaasa selle läbiviimisele. Ja kuna on ülesannete jätkuvuse põhimõte, et siis see vastutus ei muutu sõltumata sellest, mis olukord on. Eestis on üks organisatsioon või liikumine, mis on territoriaalsem ja kuhu kuulub rohkem inimesi kui Kaitseliit. Kui teie panite enda esitlust kokku ja tegite valdavat uuringut, siis mis faasis te pöördusite Kaitseliidu poole? Et nägite, et siin on nii palju küsimusi ja nii palju probleeme, mida võiks lahendada mingisugune liikumine, et kas tekkis laua peale ka mingeid teisi mõtteid, et äkki kaitseliitlastel, nägime seda eelmist kaarti, kus oli ainult 1% on kaitseliitlasi, mis Eesti ühiskonnal on, ja tõesti neid küsimusi ja asju, mida võiks Kaitseliit teha, on väga-väga palju. Et kas teie laua pealt käis läbi mingi mõte, et kes veel võiks neid ülesandeid siis kuidagi süsteemselt lahendada? Et kes peale Kaitseliidu? No näiteks. Et selles rakkerühmas on Kaitseliit ja Lea samamoodi olnud esindatud, ehk siis neid mõtteid oleme koos veeretanud. Ja ma siin julgesin muidugi välja tuua ikkagi ainult need, mille puhul ma eeldasin, et ei hakata viskama millegagi. Aga kahtlemata neid mõtteid, mida veel võiks teha, neid on. Aga see ei ole ka mingi lõpmatu hulk asju. Et mida me tegelikult ju tahame saada? Et meil oleks inimesed, keda on koolitatud, inimesed, keda on õpetatud tavainimeste mõttes ja oleksid olemas ühiskondlikud kaitsekihid. Ja see ei ole mingisugune tuumateadus, kus neid ideid ja mõtteid päris lõpmatuseni arendada. Et me püüame ikkagi välja mõelda, et mis on see, mis kriiside korral inimestele kõige olulisem on ja jagada need ülesanded ära teatud organisatsioonide vahel. Nii et ma ei näe, et Kaitseliidu roll kuidagi väga suureks peaks minema. Roll nendes ülesannetes on suur ja nii teeb. Kui see oli selle küsimuse vastus. Siin ka eelkõneleja, mul on sama küsimus tegelikult, viitas pigem organisatsioonidele ja siin ma küsikski ikkagi seda, et kõik need mõtted, mis Margo siin ju tahvlile pani, on kõik õiged ja need tulebki Eestis ellu viia, aga kuidas me siis näiteks homme käitume, et kas me istume nüüd maha
meie regioonis, näiteks Ida-regioonis, mina, Kaitseliidu malevapealikud ja politsei ja teeme siis endale mingi plaani ja strateegia, kuidas me seda kõik siis ellu hakkame viima. Keegi peab ju seda koordineerima ja mingi plaan peab olema. Ei saa ju välja öeldud lumepallid, mis kõik on, mis on vaja teha. Ei saa ju nii, et igaüks nüüd mõtleb, et Kaitseliit läheb täna koju ja hakkab nüüd mõtlema, mida tema hakkab nüüd homme tegema. Mina lähen koju, hakkan mõtlema pääste mõttes, mida meie hakkame tegema, politsei läheb omakorda, hakkab mõtlema, mida tema teeb. Seda peab ju kõiki koordineerima, seda peab me ühiselt ju tegema. Millal me seda tegema hakkame ja kas tuleb riigilt strateegiline plaan selleks keskustele alla või hakkame meie juba homme mõtlema, kuidas me neid kõiki teemasid ellu viime. Et kui nüüd väga konkreetseks minna. Mõtted on kõik õiged, aga see tuleb ka ellu rakendada, kuidas me selle kõik ellu rakendama. Selles on küsimus. Ja eelkõneleja küsis ka, et kes need organisatsioonid siis veel on, kes seda kõik ellu viivad. Sest kõik need pallid, mis siin üles visati, me ei oota ju seda, et Kaitseliit hakkabki homme seda üksi tegema. Vaid seda tuleb koostöös teha. Praegu, nagu juttu oli, käib elanikkonnakaitse kontseptsiooni väljatöötamine ja ka see konverents on üks osa selle kontseptsiooni väljatöötamisest. Tõenäoliselt järgmise aasta algul, esimestel kuudel lähevad teatud otsused juba valitsuse lauale, et kes mis ülesannetes peaks olema. Ja seal tõenäoliselt juba Kaitseliidule ka mingisugune konkreetsem asi ette antakse. Aga seda, et kas ja mida saab nüüd kohe tegema hakata, siis need Kaitseliidu liikmed, kes täna koolitavad riigikaitseõpetuses näiteks õpilasi, nad on juba saanud või saamas ette selliseid elanikkonnakaitsega rohkem seotud juhiseid. Neid materjale võib-olla veel väga palju ei ole, aga neid juba natukene on. Ehk siis kaitseliitlased, kes on riigikaitseõpetajad, saavad juba homme õpetada koolis elanikkonnakaitse teemasid. Juba räägitakse elanikele, mida peab tegema, kuidas midagi varuma. Aga ülesannete jaotus riiklikele struktuuridele tuleb ikkagi läbi täitevvõimu ja kui vajas läbi seaduste. Et minu ettekanne kindlasti veel seadusi ei muuda, aga peegeldus teilt on see, mis ütleb, et kas Kaitseliit on valmis sellist ülesannet täitma või on nii, et kui läheb seaduseelnõu või ülesannete jaotus kuskile järgmise tasandi lauale, siis öeldakse, et hei, see ei ole Kaitseliidu ülesanne. Et pigem see on seeme täna ja homme loodan võrseid, viljad sügisel. Vallo Kuppel, Ida-prefekt, et kõlas väide, et kui on aktiivne kogukond ja inimene soovib olla mitmes rollis, siis on see ju hea ja sellele ei tahagi nagu vastu vaielda. Aga pigem ikkagi ka härra kindral rääkis sellest ju, et igaüks peab jääma oma liistude juurde ka kõige keerulisemas olukorras, võib-olla mingisuguses sõjaolukorras ja pigem siis küsimus selline, et meil on väga palju põimkontrolle, et on palju politseinikke ja piirivalvureid, kes on kaitseliitlased ja sellises rahuolukorras ei ole midagi halba selles, kui nad ennast teostavad seal. Aga kuidas siis ikkagi on, kui on selline olukord, kus igaüks peaks täitma mitut rolli, milline siis prevaleerib? Aitäh. See, kuidas jaotatakse, see sõltub sellest, kuidas on jaotatud igal inimesel või määratud riigikaitseline ülesanne. Ehk kui olukord läheb selliseks, et meil on hakatakse kaasama inimesi vastavalt tema riigikaitselisele ülesandele, siis on politseinikele määratud riigikaitselised ülesanded olla politsei piirivalveametis ja Kaitseliit nendest inimestest tõenäoliselt, nende inimeste puhul peab arvestama sellega, et nad ei ole Kaitseliidu jaoks kasutatavad. Ehk siis see murekoht on kindlasti olemas Kaitseliidul, kuidas kasutada ja kuidas arvestada nende inimestega, kellel on riigikaitseline ametikoht ja keda nad ei saa ise sõjaseisukorras näiteks kasutada. Nii et igal ühel on olemas oma ametikoht määratud Kaitseressursside ameti andmebaasides näiteks ja sellest tuleb lähtuda igaühel endal.
Politsei- ja Piirivalveameti ametnikud on kõik mobilisatsioonist vabastatud. Ma võib-olla küsin ka ühe küsimuse, mis otseselt ei puuduta Kaitseliitu, Tarmo Kohv, lõunaprefekt, et me oma keskis viskame nalja siin, et kõik ülesanded, mis ei ole kellegi ülesanded, on Politsei- ja Piirivalveameti ülesanded tavapäraselt. Aga ma küsin sellise huvitava küsimuse, et kuivõrd valmis, ja mitte tahtes mingit paanikat külvata, aga kuivõrd valmis on Eesti tegelikult pagulaskriisiks ja tegelikult iseenesest puudutab meid. Ma olen alati öelnud, küsimus on selles, et kas see tuleb, küsimus on selles, millal ta tuleb, et kui me vaatame tänaseid tegevusi piiril, siis lätlased on päris hädas, mõned teisedki riigid ja ei ole üldse välistatud, et meie lugupeetud naaber Venemaal teeb värava lahti, ütleb, et head sõbrad, minge. Ühel hetkel on meil hoovi peal siin, ma ei tea, 10 000 pagulased ja pilt Sloveeniast, mida Espol väga vahetult vahendas, ütles, et Eesti riik või ütleme see riik seal ei olnud valmis ja see timmimine võttis olulisel määral aega, ennem kui olukord kontrolli alla saadi. Et lihtsalt selline retooriline küsimus, et ma ei tea, oskad seda hinnata või ma arvan, et sellega ei ole väga hästi. Ma ei ütle, kas ma oskan vastata või mitte, aga ma ei vasta sellele küsimusele, seepärast, et see ei ole kuidagi minu pädevuses sellele küsimusele vastata, et tegelikult sa Tarmo tead ise sellele küsimusele paremat vastust, sellepärast, et see vist on rohkem Politsei- ja Piirivalveameti ülesanne. See oli mu vastus. Olen Urmas Vaater, Võrumaa maleva pealik. Mul on küsimus selline, et meil elanikkond järjest rohkem urbaniseerub ja võib-olla kui Kaitseliit peaks hakkama inimesi koolitama ja õpetama, kas ei ole mõeldud sellele, et äkki gümnaasiumitesse või põhikoolidesse juba sisse viia selline õpetus? Selline plaan on täitsa olemas ja siis, kui kõik on siin kohvipausil, et siis ma käin vahepeal, saan kokku ka Tartu Ülikooli juures õpetajate, ainesektsioonide esindajatega ja selle kokkusaamise eesmärk ongi ohutuse ja elanikkonnakaitse valdkonnad siduda ära väga paljude erinevate õppeainetega, et erinevates õppeainetes õpetajad teaksid, mida nemad peavad õpetama. Ja Kaitseliit kindlasti ei ole mehed ja naised, kes on kasvanud kogu aeg saadaval, kõlgutavad jalgu üle voodi ääre ja ootavad väljakutset. Seda nad ei ole. Ehk et see paneb meid alati sellesse seisu, et me oleme toetajad. Suuremas osas me oleme toetajad. Ja see, et eeldada, et vabatahtlik organisatsioon võtab üle riigi monopoli, see ei saa ka olla mitte planeerimise alus. Küll aga tegelikult ta on väga oluline kiiresti mobiliseeritav ressurss, mida ei saa üle ekspluateerida. Ehk et see paneb planeerijatele vastutuse. Kasutada Kaitseliitu õigel ajal, õiges kohas, õiges proportsioonis. Nüüd kõikide programmide edu eelduseks on see, et see on hästi juhitud. Hästi juhitud, samas anname endale teeme endale ühe asja selgeks. Erinevate ametkondade vahel me juhtimise ühtsust ilmselt ei saavuta. See on demokraatiates, eriti koalitsioonipõhistes demokraatiates täiesti tavanähtus. Küll aga, mille me peame saavutama ja mida me teatud määral oleme isegi saavutanud, on eesmärgi ühtsus. Et me saame eesmärgist kõik ühtemoodi aru. Ja tegelikult see sama elanikkonna kaitse, kõik nende strateegiad, sellest peame ka aru saama, et see on süsteemide süsteem. Ja kui me seda süsteemide süsteemi suudame sisuliselt mõista, on kõik korras. Ja kõikides suurtes süsteemides on olemas ka üks asi, mis toimib hästi ja see on isereguleerimisvõime. Tõsi, isereguleerimisvõime, kui teda üldse ei suunata ega juhendata, see on nagu Browni liikumine ja ütleme niimoodi, et ta ei ole hallatav. Aga kui on pandud ette raamistik, kus me kõik teame oma positsiooni ja meile pandud ülesandeid ja ta on kirjeldatud ära, kuidas need suhestume üksteisesse on, siis mina väidan, et me suudame seda riiki küll kaitsta üsna hästi
elanikke kaitsta üsna hästi. Ma kuulasin muuseas seda riigikaitseseadust, riigikaitseseadus oli üks tüliõudne Kaitseliidu mõistes ka, nii et 6 sambast on 1,5 riigikaitseseaduses, nii et ta tegelikult ei kanna laiapindset mõtet välja, aga ta on vähemalt olemas. Nii et kindlasti tuleb tööd veel edasi teha. Ja teatud, jälle ma julgen teile soovitada, lugege Kaitseliidu doktriini, seal on need suhestumised ja inimfaktor ära kirjeldatud. Et vähemalt sealt saab ka kinnitust või vastupidiseid väiteid esitada, kuidas siis suuri süsteeme rakendada nii, et nad kannaksid välja selle ootuse, mida elanikkond meile on esitanud. Aitäh, see oli minu kommentaar. Suur tänu, Margo, huvitava ettekande eest. Ja täna siis hommikupoole kindral Kiili tegi ülevaate Kaitseliidu nendest aspektidest, mis nagu elanikkonna kaitse mõistes on väga olulised. Ja me saime nagu sellise ülevaate, et mida Kaitseliit kui organisatsioon peaks selles valdkonnas siis tegema. Ja see andis nagu väga hea põhja meie edasistele teemadele ja Margo siis käis välja või rääkis ära, nii nagu ma enne mainisin, mis elanikkonna kaitse Eestis siis ametlikult tähendab. Ja käis välja siis ka mõningad ideed, et mis siis Kaitseliit nagu konkreetselt sellest koogist nagu endale võiks võtta. Ja peale lõunat siis jätkame natukene spetsiifilisemate teemadega, aga hetkel siis meid ootab seal väljas lõuna ja meil on siis aega, lepime siis kokku, et kuni 13:50 aega oma diskussioone siis jätkata lõunalaua ümber ja kohtume siis 13:50.